Vaene luululine Putin. 2026 pidi olema Venemaa suur aasta. See pidi olema see aasta. Donetsk pidi langema. Venemaa pidi Donbassi enda kätte saama ja Ukraina pidi lõunas kokku varisema. Kõik trumbid oleksid Putini käes ja lisaks veel mõned, mis tal varrukas peidus olid. See oli see narratiiv. Aga Ukraina on löönud augu otse läbi nende lugude, mida Venemaa juht endale ja maailmale rääkis. Tegelikult oleme 2026 aastal näinud, kuidas Ukraina saavutab ühe vapustava võidu teise järel. Ja nüüd on veel üks. Venemaa rindejoon on purustatud, kuna Ukraina lõi 25 kilomeetri sügavuse augu, mis viis 120 ruutkilomeetri territooriumi tagasivõitmiseni. Venemaa on šokeeritud. Suvine pealetung kukub läbi ja oleme jõudnud tõehetkeni Vene liidri jaoks, kellel pole aimugi, mida edasi teha. Oleksandrivka on Vladimir Putini suure läbikukkumise paik. Oma 13. juuli Vene pealetungi hinnangus avaldas Sõjauuringute Instituut ehk ISV, et Ukraina väed on teatanud 6 asula ja 120 ruutkilomeetri vabastamisest sellel konkreetsel sõjateljel. ISW märgib, et vabastamine toimus määramata aja jooksul, kuid see oli osa vasturünnakutest, mille Ukraina viis läbi keskmaa ründedroonide toel, mis on hävitanud Venemaa tagalat. Need droonid halvavad logistikat ja tekitavad nõrkusi kogu rindel. Ukraina ründeväed tormavad seejärel peale, rünnates isoleeritud Vene sõdurite gruppe ja surudes nad tagasi sinna, kust nad tulid. Selles olukorras on koht, kust nad tulid. 25 kilomeetris kaugusel alguspunktist ja see on palju maad uuesti vallutada, kui sinu armee liigub sama aeglaselt nagu tigu, kes just soolavanni sai. Nende asulate hulgas, mille Ukraina on selle suure pealetungi käigus vabastanud, on Vorona, Tanova, Maelivka, Žižneva, Zaporižja ja Novohorohivka. Kõik need asuvad Aleksandrovkast kagus, nagu ISW märgib. See lisab, et tegemist on kampaania jätkumisega, mis algas 2026 aasta talvekuudel. Tollan surus Ukraina edasi Zaporižja ja Dnipropetrovski piirkondades, mille tulemusena vabastati 480 ruutkilomeetrit territooriumi. Sellele lisanduvad veel 120 ruutkilomeetrit, mis tõstab aasta kogusumma 600 ruutkilomeetrini ja see arv iseenesest võtab Venemaa 2026 aasta kokku. Aga me tuleme selle juurde tagasi. Jäädes Aleksandrovka juurde, on meil rohkem infot selle kohta, kuidas Ukraina selle märkimisväärse edasiliikumise saavutab. Me rääkisime teile põhitõed. Droonid tagalas ja rünnakrühmad maapinnad. Aga asi pole ainult selles. Ukraina lasi lahti 10 rünnakrühmi, mis kõik tulid samal ajal Veliko-Mihhailivka suunast Venemaa Aleksandrovka vägede vastu, teatab armee meedia X-konto. Neile rünnakrühmadele anti pidevat õhutoetust, tõenäoliselt kasutati FPV-droone. Ja nad viisid läbi süstemaatilise puhastuse Ukraina poolt vabastatud territooriumil, hävitades maapealseid jalaväelasi ja Vene droonioperaatoreid, kes muidu oleksid üritanud Ukraina rünnakrühmi peatada. Selle äärmiselt hästi koordineeritud rünnaku lõpuks oli Vene 120. merejalaväe diviis, mis oli Ukraina poolt vabastatud külade peamine kaitsejõud, kandnud kriitilisi kaotusi. Kuigi võib-olla mitte täielikult hävitatud, muutus see diviis praktiliselt kasutuks ja oli sunnitud taanduma. Ka mainitud keskmaa ründedroonid täitsid oma rolli suurepäraselt. Nad sihtisid Temerivkat, mis on küla, mille Venemaa on okupeeritud lõunas muutnud oluliseks logistikasõlmeks. Saades tugeva löögi ja sattudes Ukraina tulekontrolli alla, eemaldati see sõlm mängust. Ja olukorra veelgi halvendamiseks hävitas Ukraina ka Venemaa 656 motoriseeritud laskurpolgu poolt selles külas kasutatud isikkoosseisu kogunemispunkti. Suure osa sellest tööst näib olevat teinud Ukraina 425 eraldi ründepolk, mida sageli kutsutakse Skalaja. Tulemus on lihtne. 6 asulat vabastatud, 120 ruutkilomeetrit vabastatud ja rindeliini olulises piirkonnas 25 kilomeetris sügavune auk. Aga sellel lool on huvitav pööre. ISW andmetel on 425 rügement teinud midagi huvitavat. Kogu see teave pärineb selle rügemendi sotsiaalmeedias avaldatud teadaandest. Siiski on see teadaanne nüüdseks kadunud ja rügement ei ole ametlikult selgitanud, miks see nii on. Seega on tegemist mõistatusega. Tundub ebatõenäoline, et rügement esitaks oma edusammude kohta valeväiteid. See on palju rohkem kooskõlas Venemaa propagandavõtetega. Võib-olla andis Ukraina kõrgem juhtkond käsu salajas hoida seda 25 kilomeetrist auku, mille lõi 425 eraldi ründerügement. Kas võib-olla on midagi veel plaanis? Võime varsti teada saada. Siiski on see teave nüüd avalik ja seda kajastavad mitmed allikad. Pandora laegas on avatud.
Ja Putini jaoks kinnitab see uudis vaid seda, mida ta on teadnud juba sellest ajast, kui Ukraina hakkas sõja alguskuudel vastu võitlema. 2026 ei lähe Venemaa jaoks plaanipäraselt ja see on veel leebelt öeldud. Tegelikult on aasta 2026 kujunenud katastroofiliseks paljastuseks Venemaa lahinguvälja nõrkustest ja strateegilistest läbikukkumistest, mis on kokku sulanud segaseks segaduseks võltsidest eduraportitest ja meeleheitlikest katsetest veenda rahvusvahelist kogukonda, et Venemaa vallutab alasid, kus tegelikult on juba kuid seisak olnud või kust neid on aktiivselt tagasi tõrjutud. See on lihtsalt järjekordne katastroof, mis lisandub 2026. aasta leekivale läbikukkumiste kuhjale, kui Venemaa komistab ühelt tagasilöögilt teisele. Ukraina tagasivõetud raportist võime näha otsesemat kinnitust vabastatud territooriumi kohta ja selle kohta, kus see on toimunud. See toetab Ukraina relvajõudude üremjuhataja Oleksandr Sõrskõi 12. juuni väidet, et selleks ajaks oli Ukraina vabastanud 600 ruutkilomeetrit. Nagu varem mainisime, numbrid tõesti klapivad. 120 ruutkilomeetrit Aleksandrovkas liidetuna. 480 ruutkilomeetriga Dnipropetrovski ja Zaporižžja piirkonnas teeb kokku täpselt 600. Putin muretseb selle numbri pärast, kuid teda ajab veel rohkem marru see, mida kevadine ja suvine pealetung, mis pidi Ukraina alistama, tegelikult Kremlile toonud on. Alates märtsist, mil see pealetung tõsiselt algas, on olnud perioode, kus Venemaa oli peaaegu paigal ja üllatuslikult ka perioode, mil Ukraina vabastas rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis hõivata. ISW-l on need andmed, mis põhinevad territooriumil, mille Venemaa on kinnitatult vallutanud, mitte territooriumil koos aladega, kuhu Venemaa on salaja mõned infiltraatorid saatnud ja kuulutanud võidu, mida tegelikult pole saavutatud. Märtsis suutis Venemaa edeneda vaid 23,04 ruutkilomeetrit. Sissetungiva armee kohta, mille suurus ja väidetav jõud on nagu Venemaal, on see täiesti naeruväärne tulemus. Eriti pärast kogu Kremli suurustamist Donetski vältimatu langemise teemal. Kuid see naeruväärsus muutus järgmise 2 kuu jooksul lausa alandavaks, sest nii aprillis kui mais suutis Ukraina vabastada rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis vallutada. Aprillis leidis Venemaa end ISW andmetel miinuses 116,01 ruutkilomeetri võrra. Mai oli veelgi hullem. Venemaa kandis enam kui 2 korda suurema netoterritoriaalse kaotuse, kaotades kuu lõpuks veel 281,1 ruutkilomeetrit. Juunis toimus väike korrektsioon, kui Venemaal õnnestus hõivata 30,02 ruutkilomeetrit. Nii et tubli töö vist. Venemaal õnnestus end tagasi viia haletsusväärsele tasemele, eriti kui arvestada, et juuni territooriumivõidud olid vähem kui 10% jaanuaris saavutatud tulemustest. Kuigi suvine pealetung, mis pidi kõigele lõpu tegema, on nüüd täies hoos. Kõik see kokku tähendab, et Ukraina on sisuliselt suutnud Vene armee peatada ja viia olukorra ummikseisu. Need 600 ruutkilomeetrit, mille Ukraina on vabastanud, on mänginud suurt rolli selles, et Venemaa saavutused kogu 2026 aasta esimesel poolel moodustavad vaid 97,22 ruutkilomeetrit. Ja see pidi olema suvine kampaania, mis halvab Donetski, kus Venemaal tuleb endiselt vallutada üle 5000 ruutkilomeetri. Venemaa. 2026 aasta on olnud katastroofiline ja mitte ainult seetõttu, et nad kaotasid 120 ruutkilomeetrit Aleksandrovkas ja ISW poolt esitatud numbrite tõttu. On palju rohkemgi, mis näitab, kui halvasti on see aasta Venemaa jaoks seni läinud. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt väärtuslikku teavet, siis vajutage täna tellimisnuppu. Avaldame iga päev selliseid videoid, mis paljastavad Ukraina sõja tegelikkust, mida Putin ei taha, et te näeksite. Jääme korraks Donetski juurde. Tuletan meelde, et see on piirkond, mis peaks langema kevad- ja suverünnaku jõu alla. Võite arvata, et kuna Ukraina edeneb mujal, võib Venemaal olla võimalus saavutada oma Donetski eesmärgid aasta lõpuks. See ei juhtu, mitte mingil juhul. Nagu Al Jazeera märgib, on Putin sunnitud seadma Donetski vallutamiseks uue tähtaja. Ta on seda varemgi teinud, veel 14 korda. Aga uus tähtaeg peaks olema see õige. Donetsk peaks langema detsembri lõpuks. See ei juhtu, kui just midagi imelist ei juhtu Venemaa armee kasuks. Praeguse edenemistempo juures teatab väljaanne, et Venemaal kuluks Donetski vallutamiseks lõpuks 5150 päeva. See on umbes 14 aastat siia-sinna. Kuigi 31. detsember on välistatud, välja arvatud juhul, kui Putin mõtles oma viimasele tähtajale lisada aasta 2040. Ukraina poolt Venemaa rindejoonesse aukude löömine ei kiirenda midagi, isegi kui need augud on Donetskist 100 kilomeetrite kaugusel. Ja ka Venemaa olukord Mustal merel ei kiirenda midagi. On lihtne keskenduda maale, kui räägime varastatud või vabastatud territooriumist, kuid vesi on sageli sama oluline ja Must meri pidi olema suur osa Venemaa plaanidest.
tõkkena Ukraina ja Krimmi vahel ning veeteena, mille kaudu Venemaa sai vägesid ja varustust transportida ning rünnakuid Ukraina vastu alustada, on Must meri muutunud Vene sõjalaevade jaoks tõeliseks põrguks. Kõik, kes julgevad merre minna, seisavad silmitsi võimalusega, et Ukraina droonid ja raketid annavad neile plahvatuslikku vastuvõttu. Ukraina president Volodõmõr Zelenski läks isegi nii kaugele, et kuulutas juuli alguses, et Venemaa on Musta mere kaotanud. Temaga on raske vaielda. Ukrainal ei pruugi olla sõjalaevu, mis patrullivad või blokeerivad merd, kuid nende õhu- ja meredroonid teevad sama töö ära. Venemaa on praktiliselt oma sõjalaevad tagasi tõmmanud. Ja kuna Ukraina pöörab nüüd oma tähelepanu Aasovi merele, kus nad panevad iga päev 10 Vene varilaevastiku laevu põlema, võib Putin peagi silmitsi seista olukorraga, kus mõlemad mered, mida Venemaa peaks kontrollima, on kaotatud. See on halb uudis okupeeritud Krimmi jaoks. Kui Venemaa ei kontrolli poolsaart ümbritsevaid vesi, tähendab see ka seda, et ta ei saa Ukraina rünnakute vastu suurt midagi ette võtta. Kui sa arvad, et 120 ruutkilomeetrit vabastatud territooriumi ja 25 kilomeetri sügavune auk Aleksandrovkas on muljetavaldav, siis see pole midagi võrreldes sellega, millist kahju tekitab Putini sissetungile ja tema staatusele Venemaa presidendina Ukraina strateegia Krimmi isoleerimiseks. Toob kaasa selle, et okupandid jätavad poolsaare maha. See, kus Venemaa praegu on traagiliselt piinlik. See on 3-päevase sõja 5. aastas. Kui Venemaa tungis sisse, pidi Ukraina kokku varisema. Putin neist tõesti uskuvad, et Venemaa tankid ja soomusmasinad veerevad Kiievisse ning sunnivad Ukraina alistuma peaaegu ilma kaotusteta. See oli 2022 aasta veebruaris ning Venemaal on tulnud oma eesmärke Ukrainas ikka ja jälle ümber hinnata ja uuesti seada. Nüüd piisab sellest, kui Donbassi piirkond langeb. Putin kuulutaks siis võidu välja. Kuid kõik need tähtajad ja 14 aastat, mis kulusid Donetskile, ei tee isegi seda võiduversiooni tõenäoliseks. Ja muidugi kaotab Venemaa mujal territooriumi. Me puudutasime hetk tagasi kaotusi. Nii katastroofiline kui 2026 territooriumi mõttes olnud on tegelik kahju langenud nende sõdurite õlgadele, keda Putin rindele saadab. Iga kuu näib kaotuste arv aina kasvavat. Venemaa kaotas selle aasta jaanuarist maini iga kuu 30 000 kuni 34 000 sõdurit. Juunis ületas Venemaa kaotuste koguarv 1,4 miljonit, mis oli samuti rekordiline kuu. Venemaa sai 39 460 kaotust ehk 1298 kaotust iga ruutkilomeetri kohta, mille ta selle kuu jooksul vallutas. See pole mitte ainult jätkusuutmatu, vaid täiesti absurdne. Venemaa peab nüüd toime tulema 19 korda rohkemate kaotustega ruutkilomeetri kohta kui 2025 aasta juunis. Kõige selle jätkusuutlikkus on Venemaa jaoks veel üks suur probleem. Oma 14 juuli raportis märkis ISW, et Venemaal on 2026 aasta juuli alguseks õnnestunud värvata 195 000 lepingulist sõdurit. See tundub palju ja ongi, kuid see ei ole nii palju, kui Venemaa soovib. Praeguseks peaks see olema 204 500, arvestades, et 2026 aasta lõpuks peaks kokku olema 409 000 uut värvatut. Ja see eesmärk seati enne, kui sai selgeks, kui rängalt Ukraina sel aastal Vene armeest üle sõidab. Venemaa värbab praegu keskmiselt 1090 sõdurit päevas, ajal mil tema igapäevased kaotused ületavad selle arvu sageli mitme 100 võrra. Hävitav. See on ainus sõna, mis tõeliselt kirjeldab Venemaa senist aastat 2026. Aga tuleme tagasi selle juurde, kuidas Ukraina vabastab territooriumi Aleksandrovkas ja mujal. Suur küsimus, mis järgneb, on see, mis saab edasi. Ja mõned võivad arvata, et Ukraina senine tegevus valmistab ette palju suuremat vasturünnakut lähikuudel. See on võimalik, kuid ebatõenäoline. See, mida me näeme Aleksandrovkas, on tegelikult see, mille eest Sõrski juba jaanuaris hoiatas. Viime läbi strateegilise kaitseoperatsiooni, kuid me mõistame, et võitu ei saa saavutada ainult kaitsega. Seetõttu viime läbi ründeoperatsioone, et säilitada operatiivne initsiatiiv, ütles Sõrski, kui ta arutas Ukraina selle aasta plaane. See oli ebamäärane kommentaar, mis jäi enamusele märkamatuks, kuid seni oleme aastal 2026 näinud, et see lähenemine on täiuslikult ellu viidud. Kui Ukraina on leidnud või loonud nõrkusi Vene rindel, on ta kõvasti löönud. Just nii juhtus Aleksandrovkas. Keskmaa ründedroonid lõid lünki ning hästi koordineeritud rünnakud võimaldasid Ukrainal need lüngad täita ja kindlustada positsioone. See on strateegia, mis töötab hästi, kuid mitte piisavalt hästi, et halvata kogu umbes 1200 kilomeetri pikkust rindejoont. Kui Ukraina ei valmistu suuremaks vasturünnakuks, siis miks on Aleksandrovka nii oluline? Vastus peitub selles, kuidas Putin kavatses seda territooriumi kasutada, samuti ülejäänud alasid, mille Venemaa kaotas Zaporižias ja Dnipropetrovski oblastis.
Venemaa plaan oli kasutada kogu seda maad puhvertsoonina, mis takistaks Ukrainal vägede ja varustuse saatmist Donetski. Aga see puhvertsoon on nüüd murtud ja tulemuseks on kõik see, mida oleme välja toonud Venemaa kevad- ja suverünnaku täieliku läbikukkumise kohta. Hiiglaslikud Vene kaotused ja tühine edenemistempo, mis on nii aeglane, et Venemaal kuluks Donetski vallutamiseks üle 10 aasta, on kõik seotud sellega, et Ukraina lõi väga täpseid auke rindeliinile lõuna pool. On näha, et see, mida Ukraina teeb, töötab, sest Venemaa propagandistid on täies jõus platsis. 14. juulil, umbes samal ajal kui Aleksandrovka läbimurre avalikuks sai, teatas Vene uudisteagentuur TASS väidetava sõjalise eksperdi Andrei Morosko kommentaaridest. Arutledes Ukraina jõupingutuste üle territooriumi vabastamiseks Konstantinivkas, mis asub Donetskis, väitis Morosko. Seetõttu on aktiivne lahingute faas siin väga kaua veninud ning kõik Ukraina juhtkonna katsed on osutunud asjatuks ja edutuks. Pealegi jätkab Ukraina juhtkond põhjendamatute kaotuste kandmist, näidates üles hoolimatust oma personali suhtes ja sisuliselt visates neid tulejoonele. Me vaevu teame, kuidas sellele vastata. Asenda selles tsitaadis sõna Ukraina sõnaga Vene ja sul võib olla täiuslik kirjeldus sellest, mida Venemaa on teinud juba üle 4 aasta. Morosko on samuti jultunud, väites, et Ukrainal ei õnnestu mingit edu saavutada, kui ta Konstantinivkas vasturünnakut proovid. Ukraina on tõestanud, kui tõhusad võivad olla tema vasturünnakud. Kui vasturünnak algab, siis sellepärast, et Ukraina on näinud võimalust ja Venemaa on haavatav. Ukraina suur võit Aleksandrovkas näitab seda, mida kõik, kes on Venemaa läbikukkumisi jälginud, juba teavad. Tõehetk on saabunud Vladimir Putini jaoks. Ta ei pruugi seda veel teada. Ta võib selle fakti suhtes olla nii tahtlikult pime, et lihtsalt teeskleb, nagu oleks see hetk saabunud. Aga ükski neist asjadest ei muuda fakti, et Ukrainas on toimunud täielik initsiatiivi nihe. Strateegiliselt on Venemaa ületanud punkti, kus tagasiteed enam pole. Kas mõnesaja ruutkilomeetri kaotamine tähendab, et Venemaa on kokku varisenud? Ei. Aga see tähendab, et Ukraina on leidnud kurnamissõja valemi, mis teeb Venemaale iga päevaga järjest rohkem haiget. Nipp, mida ukrainlased kasutavad. Venelased ründavad, ukrainlased võtavad nõrgemates positsioonides olevad välja, kordavad seda ikka ja jälle ning lasevad Venemaal end ise kurnata. Putinil on nüüd vastas Ukraina, mis on tugevam kui kunagi varem ning tal on rohkem toetust NATO Euroopa liikmetelt, hoolimata Putini katsetest neid lõhestada. NATO ise, kaasa arvatud USA, näib nüüd olevat Putini vastu ühtne ning lisaks kaotustele rindel on peaaegu kõik olulised kohad Venemaal haavatavad Ukraina kauglöökide suhtes. See ongi see, mida me nimetame initsiatiivi muutuseks. Aleksandrovka, nii muljetavaldav kui see ka pole, kujutab endast Putini jaoks palju suurema probleemi mikrokosmost. Pole tähtis, kuidas sõda lõpeb. Putin on juba kaotanud. Võiduks ei piisa nüüd millestki vähemast kui Ukraina täielikust kapituleerumisest. Isegi see oleks pürhose võit, mis on paljastunud Venemaa kääbusena, kuigi varem näis ta titaanina. Kõik, mida Putin oleks pidanud tegema, et seda muljet Venemaas säilitada, oli mitte midagi teha. Aga ta tungis kallale ja Ukraina on pannud ta selle eest maksma. Mitte kusagil pole see ilmsem kui Mustal merel. Me rääkisime teile varem Zelenski kommentaaridest. Kuidas oleks, kui läheksime natuke sügavamale? Meil on teile valmis video, mis läheb detailidesse, kuidas Venemaa kaotas Musta mere, mida see kaotus tähendab ja kuidas see muudab nii Krimmi lahingut kui ka kogu Ukrainat. Vaadake kindlasti seda videot järgmisena ja ärge unustage tellida The Military Show'd, kui soovite näha rohkem meie analüüse viimaste Ukrainast tulevate uudiste kohta. Ja aitäh, et vaatasite!